Meie tänase meistrinurga motoks või motiiviks on tegelikult üks salm rahvalikust laulust, et katsu aga redelit ta pööningule minna. Paljudes kodudes on sellised pööningukorrused, mida me väga tihti ei kasuta ja kus võiks olla trepp mugavaks ülesminekuks, aga see trepp ei tohiks ruumi võtta. Seepärast ma otsustasin seekord valmistada ühe sellise kokku lapatava pööningu trepi ja materjalivariante mul tegelikult kaks. Üks variant oli, et ma kasutan terrassimaterjali ja teine variant oli höövelbruss, mis tegelikult ka kaubaks läheb ja ma võtan siit kaks ristlõiget. Üks on siis 45x120 ja teine 45x145. Igasuguste treppide ja redelite ehitusele, kui nad on määratud mingisse kindlasse kohta, peaks eelnema kõigepealt korralik joonise tegemine ja siinkohal ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele joonisele. Kuigi tegemist on suhteliselt lihtsa trepiga, üks jooks ülesse või üks marss ülesse, ma olen joonise peal määratlenud siin nende astmete kõrgused ja näete, mitte järjestikused kõrgused. Siis võib tekkida viga, vaid iga mõõde on võetud alt. Esimese astme kõrgus on 300 mm, teisel 601, siis meil saavad trepiastmed või ka redeli pulgad kõik võrdsesse kõrgusesse. Ja nii nagu puutöö juures ikka, siis töö saab alguse detailide paika lõikamisest. Mul on suurlõige juba tehtud ja siin esmaseks harjutamiseks võtsin need jäägitükid, et ma saan proovida, kuidas see asi toimima hakkab üleüldse, sellepärast, et taolist ehitist ma teen ka jälle elus esimest korda ja teeme esimese lõike ära. Selliselt siis käis, see on jääk, sae lükkame hetkel natukene kõrvale ning ongi nüüd see märkimise töö. Võtame siit terava tipu poolt, siia on hea haakida, meil mõõdulinti, esimene kõrgus 300 mm, teine 601, see on siis 60 cm ja 1 mm, edasi 901. Selliselt on siis praegu astmete pealmine kõrgus mul paika pandud ja nüüd tuleb lihtsalt joontega ära märkida siia pinna peale, kus kohas see aste täpselt on. Ma kasutan, näete, sellist nurgikut, tal on niisugused puksid või klotsid, mis on külge pandavad ja ma saan väga hästi sellega teha nurga ülekandmist. Nüüd üks väga oluline asi. Kui me räägiksime tavalisest trepist, siis märkimine on meil tehtud. Võime võtta astme laua või siis pulga, kuidas me seda ka nimetame, ja keerata selle kruvidega siia külge kinni. Ja töö on tehtud ja valmis. Aga me tahame teha kokku lapatavat treppi, seepärast need astmed kinnitame siia külge hingedega. Ja otsustasin valikusse, kruvide valikusse, kui ma käisin kruvisid endale toomas, et ma võtan roostevabad kruvid. Et need on kuidagi kindlamad, seepärast, et see trepp läheb õue ja ka minu meelest roostega vabal kruvil on sellist nagu venivust rohkem kui teiste tavaliste kruvide puhul. Ma olen ikka juhtunud nägema, et me kasutame teinekord ebaõigelt ja nad kipuvad katki minema siia hinge sisse. Ma teab, kui jämedat kruvi panna ei saa. Nii et minu valik oli seekord roostevaba. Ja usun, et siin mul suurt ettemärkimist ei ole vaja teha. Puidu süü kiskus natukene kruvi viltu, aga sain ta paika. Esimesest kruvimisest kohe järeldust tehes väga hea lõikuvusega kruvid on. Et ta kuidagi võttis hästi magusalt sisse.
see on nüüd keerukas panemine. Halva lõikuvusega kruvid kipuvad siin hüppama üles allapoole, aga see läks tõepoolest suurepäraselt paika. Jätkuvalt on joone peal. Siit teine kruvi. Nüüd siis võtame selle ehitise teise poole ja ma keeran ta siia peale. Nii, siin on nüüd üks väike temp tuleb meil ära teha, kuigi näete, ta ei taha mulle päris hästi seista. Ja üks võimalus oleks, et ma liigutan ta siit pisut üle ääre praegu või siia ääre peale kuskile. Umbes see koht tundub hea olevat. Ja nüüd võtan suure pitskruvi ja panen ta pitsiga. Lihtsalt fikseerin ära. Niimoodi ma saan täpsemat tööd teha. Ma võin täiesti rahulikult siit selle koha pealt panna. Selliselt paigas, survet juurde. Ja nüüd tuleb veel kord vaadata, kuhu me siis selle hinge paneme. Selleks, et see trepp nii-öelda kokku ja lahti käiks, on üks hing ühel pool astet, antud juhul pealpool küljes. Teine hing tuleb panna siis astme alla poole külge. Ja sellisel kujul umbes see trepp jääbki. Loomulikult ta kinnitatakse vastu seina. Ja nüüd, juhul kui me ei taha ülesse minna, me tahame põrandaruumi, siis näete, see trepp tõuseb meil selliselt üles ära ja jääb vastu seina. Nii et sõltuvalt materjali paksusest, mida me kasutame, antud juhul ma saan käsipuu panna sissepoole külge, et ma ei tule enam ühe materjali paksuse võrra väljapoole ja 3x45 millimeetrit, no see tähendab circa 150 millimeetrit on siis see trepp seinast eemal ja meil on põrandapind tühi sel ajal, kui me sinna kuskil ülesse ei kipu.